Saaremaal ühes ilusas kohas, kus on praegu kenad ahvenad. Siin kastis on ka juba üht-teist, mõni kena kala on. Kui sa niukse kala saad, siis tähendab siin rohkem kala ei ole. Ma olen tähele pannud, kui suur on, siis mingi väike ahven otsas. Me vaatame, no ma arvan, et 200 grammine ahven heal juhul ongi. Opa! Täitsa kena. Mine uju tagasi. Ja ongi järgmine kala. No mul paadis ka siin üks vend tõmbab kogu aeg. Aga kõik on sellised ühe suurused, eks tuleb nendega siis leppida. Eelmise lasime tagasi. Идиот поймал. Сидит на крючке, дергается, tõmbleb ilusti. Oh, ilus kala. Tundub, et on ilus kala. Võitleb. Näe, vaata, tuleb. Näe, Oleg. Opa! Ottipei Marina. 250 gramm. О, подлодка, видишь? Рыба сидел под лодкой и ждала меня. Есть. Olemas jälle rыбка. Хорошая рыбка идет. Нет, это маленькая, мне кажется. Она вообще не борется. О, теперь начал. Может, и не такая нормальная годится. Ja näed, ridva otsa järgi on näha, et käis väike tönks, mina haakisin ja kohe on kala otsas ka. Aga see kala ei ole väga suur. Ei tea, vaatame. Teeb siin mõned tugevamad löögid. Võib-olla, ja. Vaatame, mis ta on normaalne. Väga hea, tipp-topp. Ossappois näe, oota. Opa, normaalne. No, ma olen tagasihoidlik sõuke. Korralik kala. Jasna. Näed, jälle võttis kala, kurat. Keeruline on kalalt ära saada, kui kogu kala võtab. Üks hetk peaks kala võtta ära lõppema, siis saaks ära minna kalalt. Kui enam ei võtaks, kui landid saaks otsa või ritt läheks katki või mida iganes sellist, näed, täitsa korralik kala jälle. On, aga mitte suur. Aga on, vaata, mis ridva ots teeb. Sellise võib vist tagasi lasta, mul selline tunne. No ei tea. Näed, siin ta ikka midagi sõdib. Et ei ole kõige väiksem. Ei ole, normaalne ahven. Ma siin räägin midagi tagasi saatmisest. Tipp-topp. Nüüd, et asi panevama läks. Siis määrime siia peale sellist asja. Liquid, Meichemi, väike kala. See teeb selle asja veel apetiitsemaks. Nii, nüüd hakkab naabrimees mul kolistama, kui ma filmin. Las ta kolistab. Ta tahab ka. Nii, nüüd ta näeb selline välja. Vaatame, kas see mõjub. Näed sa, ära sa räägi.
paadi alt hakkas midagi. Täitsa uskumatu. Ja näed, igati korralik ahven. See läheb kasti. Näed, ja ongi olemas. Seda, kas on suur kala või mitte, seda saab sellegi otsustada, et kui kõver on, kui palju ta seda litva läbi painutab. Noh, ütleme, ei ole kõige suurem, aga täitsa okei. Ma küsin Oleg. Just. Paneme siis selle paadi suunas rohkem. Keegi tuleb. Tähed tund ja film käib kogu aeg. Nii. Ja arvestatav ahven. No siuke 200 grammine, aga vaatuge, nippa-nappa on taga. Olemas. Siuke hästi väike tönks käiks, nagu läheks vastu rohtu. Tegelikult kuradi ahven mõllab seal selle kuradi kummikalaga. Ja näe, tuleb jälle siuke paras 200 grammine. Võib-olla isegi 230. See on 250. On 250, väga hea. Aitäh, aga näe, saba söödi ära. Tuleb uus. Nii, näe, siin on see vedru nüüd, ahah. Nii. Ei söönud vedrut ega päris. Nii. Mulle lihtsalt see jubedalt meeldib, kui ta teeb selliseid väikseid tönksakaid, eks ole. Siis see alati lõhnab sellegi, et kohe on otsas ka. Kui õigel ajal haakida. Ei ole, jah? Sa võtad profilaktika mõttes püügirista niisama välja, jah? Sul on see miassa seal. Näe, ongi siin paadi all, näe. Igavene mõlakas jälle, näe. Vaata, mis rõdva ots teeb. See on jälle 2. Ai, läks ära. Ai, kui kahju. Ilus suur kala oli. Väga kahju, aga okei. Näita. Näe, mul sealt nii suurt ei tule, tuleb mingi, mul on ka väga ilus kala ju see. Siuke 200 grammi. 150 kahjuks. Mul on seal mingi mikro, aga tead, mis ma mõtlesin? Sinna võiks korra proovida, tead, seda nii-öelda rasket pöörlevat. Nii, vale paha. Okei, väga ilus. Väga ilus ahven. Jees, anna saba siia. Näed, see tuleb ja see on ikka jõhker. Täna ikka iga viskega on nagu ahven. Noh, see, ma ütlengi, et see R15 lilla on nagu kõige kindlam valik. Seesama lilla on kõige kindlam valik.
juba olemas, polegi. Seal on ikka jube näljased tüübid all. Seal on jube näljased tüübid all. Oleneb kelle õnge võtavad, kelle õnge ei võta. Oppa, jälle mingisugune krokodiil seal. Kui pole sabast muidugi läbi. Tundub, et vist ei ole. Sest ta ikka tahab sinna ujuda, kuhu ta tahab. Näe, tulebki. Ei, ikka normaalselt. Ossa, kena pätsuke. 350 umbes vist. No on ju suke. Või 300 grammi. Nii. Meil on siin üks peenriist ka, millega saab selle konksu kätte. Näe, selline. See on konksu vabastaja. Nii. No nii, et see on tal kuskil siin sügavamal. Ahah, ma näen juba. Saime kätte. Näe, juba otsas. Täitsa hullu ära. Täitsa hullu maja. Suke tunne nagu püüaks sumbast. Ei no vana hea tšigi, ma olen taga siin ikka püüdnud päris palju, on ju. Aga tundub, et ta on hetkel natuke parem kui pöörlev, sest tuul on nii kõva. Ja ta lendab ka kaugemale. No, näed seda, jah. Jälle ahven. Ja jälle. See on umbes, et viska sisse ja tõmba välja. Kuidas sa ütlesid hommikul, et kui läheb töö tegemiseks, praegu kisub, et on töö tegemine, tead. Nii, olemas. Ja tegelikult ma tundsin, et natukene nagu kuskil jääb nagu vähe kinni. Noh, hästi õrnalt nagu oleks rohututt, on ju. Haakisin, tegelikult on kala. Ja noh, näed, tegelikult täitsa normaalses mõõdus kala. Näe, ja olemas. Et see vaata niimoodi, et tunne, et mingi väike tonks käib, jätad korraks seisma, haagid, selle peale tema neelab. Näe, olemas. Ja jälle siukene normaalne 200-250 grammine, vaadake, kuidas võitleb. Kui sõidva otska läheb kõveraks, noh, see on ju 25-50 testiga ritke. Ja jälle, näe. Normaalne, jälle siuke 250-ne. Naks, nii saab ruttu kilo täis. Kui siukest kogu aeg tuleb. Nii. Siis millega me püüame? 7 grammine tšigi ja 2,6 tolline silikon. Võimas.